praegu. Ja miks ei võiks päiksepoolsetel külgedel olla teil suuremad rõdud? Et siin on meil energia audiitor Jaan Palu siin. Jaan, tule siia lähemale. Tule minu kõrvale siia. Ära häbene. Ja Jaan on nüüd hindas ära kõik 16 maja, mis seminari piirkonnas on, üheaegselt. Ja tulemus oli tegelikult väga halb. Kõik majad kulutavad 2 korda sama palju, kui võiks kulutada. Ehk te oma palgast poole maksate sisust õhku. Ja sama raha kulutades te võiksite elada hoopis parema kvaliteediga majades. Järgmine kolmapäev on siin ka arhitektid, nii et kes nagu räägivad ja konkreetselt teie maja, mis number teil on, tulge ligi, et missugune minu maja hakkab välja nägema. Joonistavad teie nähes. Nii et selles mõttes ei lähe see maja renoveerimine nüüd tagasimaksuga kallimaks, kui te täna maksate, aga te saate hoopis teise maja. Nii et see on, Jaan, ütle 2 sõna, mis tingimused olid sellel energiaaudititel üldiselt, et või võid võtta majade kaupa, kes tunneb, et mis korteris on, küsib, mis minu majas oli. Teres, minu poolt. Ma olen läheb juurde, kõvasti rääkida suur mees, näete, jääd. Suurem mehe, vähe. Kas kuulete või räägi kõvema häälega? Kuulete ikka? No nii. Et otseselt ei oskagi nii väga üldiselt niimoodi rääkida, aga selles suhtes Andres ütles nagu põhimõtteliselt selle tõesti võib-olla selle põhiosa ära, et tõesti on võimalik see pool nagu kokku hoida, aga see ei tähenda seda, et teisest küljest jälle, et kui seda nüüd kokkuhoidu taotleda ja saada, siis see ka midagi maksab, eks ole, ehk siis see, et see raha ilmselt kulub, eks ole, mitte siis enam Rakvere soovisele, vaid kellegile pangale, eks ole, kes seda ütleme, tööd siis finantseerib. Struktuur ilmselt kogus ise ei muutu, aga jah, see struktuur ilmselt siis muutub. Ja selles suhtes oli huvitav teha, et kõik ühtepidi siin Kungla tänava majad on ühtemoodi ja kui seda finantsi soosfinantsi kokku hakata panema, siis põhimõtteliselt nad tulid enam-vähem tõesti kõik ühtemoodi välja. Ja selles suhtes ei olnud eriti probleemi, tähendab, et keegi nüüd kulutaks mingit imenippi pidi vähem või keegi imenippi pidi rohkem. On üks maja, kes imenippi pidi vähem küll tarbib, aga ma ei tahaks ilmselt seda soovitada, sellepärast, et seal ilmselt kui ma tavaliselt ühistutele pean loengut, et mis on energiasääst või mis on energia kokkuhoid, siis seal ilmselt tegeletakse energia kokkuhoiuga. No räägi lähemalt, siia ei kuule mitte midagi. Aga ma olen valmis ilmselt see ei ole selline koht, kus ma saaks kõike üldistada või üldiselt rääkida, et ilmselt see nõuab ikkagi sellist konkreetsemat lähenemist ja konkreetsemaid küsimusi, konkreetseid vastuseid, sellepärast, et see iga maja on siiski ikkagi erinev, see on siis kui see need energiaauditid ja nende tegemine algas pihta, siis kõik arvasid, et tehakse mingi üldtüüpprojekt ja sellest piisab, aga tegelikult on need majad kõik vastavad erineva sellise, ütleme, tarbimise ja sellise kuluga, sellepärast, et kuskil on rohkem aknaid vahetatud, kuskil on vähem, nii edasi, eks ole, tarbitakse soojavett võib-olla rohkem, vähem. Peale selles keegi on teinud juba parandustöid, ehk siis katust või otsaseinad teinud, nii et kõik see on väga erinev, et selles suhtes on päris keerukas rääkida. Aga individuaalselt ja selliste majade kaupa täiesti võime edasi
edasi tegeleda, ma arvan, ja rääkida. Nii küsimus. Kas selle piirkonna kõige suurem ja kõige väiksem megavatt kulu ruutmeetril aastas, mis audit ära tegite? No siin peab täpsustama seda, tähendab, et mis, ilmselt kütte peale ja ventilatsiooni peale ilmselt, eks ole ainult. Me räägime energiast, mida me hakkame kokku hoidma. Sellel on teatud arv kulu, mida avaldatakse arvudega, eks ole, ja mis oli selle piirkonna teie auditi järgi kõige suurem ja kõige väiksem kulu? No selleks, et seda vastates peame ikkagi algtingimused paika panema, tähendab. Ei, te tegite auditi ära, mis auditi tulemust näitasid. No, ühesõnaga ma ütlen, et kütte ventilatsiooni peale. Jah, 200 või 215 või 172 või 83 või? Kõige vähem vist oli, no ma peast praegu ütlen, eks ole. No umbes, no suurusjärk. Suurusjärk on ikkagi üle 100. Nii, ja kõige rohkem. Aga üle 100-ga juba, ütleme sinna, minu meelest oli 150 kuni 170 oli vist, ütleme, selline kõige, ütleme, selline parem tarbija ja kõige kehvemad tarbijad olid 190 ja isegi vist äkki üle 200. Et selles suhtes nagu vahed olid mõnes mõttes suured. No näiteks ma võin tuua hea näite, et tegelikult seina konstruktsioon näiteks nende... Nii, ei kuule taha. Et seina konstruktsioon siin näiteks Konglatama-majadel või seina konstruktsioon siin selline punane tellis, eks ole. Noh, mis konstruktsioon tegelikult soojapidavam on? Küsimus. Paneel, ma arvan. Tegelikult on, vaadake, sellel punasel tellisel on sellised õhuvahed sees, eks ole. Ja tegelikult on, ütleme, energiaauditi puhul, energiaauditit tehes, tegelikult see, ütleme, selle õhuväärtus on parem, eks ole, ehk siis soojapidavam. Nüüd aga, kui me võrdleme jälle kulusid, eks ole, siis see maja näiteks, punane tellismaja kulutab rohkem, eks ole, kui tegelikult selline paneelmaja. Vahe ei ole mitte, või probleem ei ole mitte selles seinakonstruktsioonis, aga probleem on ka selles, või ütleme, mitte probleem, aga ütleme, seal on kõik nüansid, eks ole. Näiteks kõige suurem nüanss, mis siin on see, tähendab, et sellel punasel majal on suured koridorid. Ehk siis koridor, mis nagu ütleme, elamispinna peale ühtepidi kütta tuleb ja teistpidi, nagu te näete, on ta väga selline sakiline. Seda välispinda on hästi palju selle, ütleme, keha nagu soojuskaol, eks ole. Ehk siis see, et kõige tegelikult energiasäästlikum keha on, ütleme, pall, eks ole, seepärast, et ütleme, et temal on kõige väiksem pind, eks ole, selle juures, eks ole. Samuti, küllaltki optimaalne energiakulu on tegelikult kuubil ja sellisel, ütleme, riskiliku kujul seal majal, eks ole. Nii et, ütleme siis niimoodi, et kunst nõuab ohvreid, ega siis midagi teha pole.